Nii, näitan siis, kuidas siin naagisega ringi käia ja mis siin väljas on ja näitan väljast ära, kus siin need asjad, kraanid, asjad lahti käivad ja luugid ja siis läheb sisse ja vaatab seal, näitab, kuidas käivad. Nii, haakimisseade siis. Et selle tõstad üles, konksu lased alla, siit ketrad peale. Nii kaua ketrad, kuni viskab selle siis kinni, siis on lukustatud. Ja selle viskab siis välja. Nii, selle turvaketiga või trossi siis konksu ümber. Ja siis, kui on juba ära haagitud, siis tuleks tõmmata käsa maha, see siia alla tugevalt. Ja siis see pistik siis panna kärukonksu kõrvale sinna pistikusse, et tuled üle vaadata. Ja siis tuleks keerata see lahti siia poole, ütleme siis nagu paremale üles. Ja siis kedrata kokku, nii et see siis läheb sellega kokku siin ilusti. Ja siis tõmmata ratas üles siia pesse nagu ja uuesti siis kella suunas kinni kõvasti, et väga kõvasti ei ole mõtet murda, et siis võib minna midagi puruna paraja jõuga. Nii, siin siis on panipaik siis esimene, selle võtmega käib siin. Et siit pead nagu otsima, et ta läheb siis niimoodi, kui valesti on, siis ta on nagu väljas see võti. Aga kui ta täpselt sisse läheb, siis ilusti saab keerata. Paremale on kinni, vasakule lahti. Üles, siin on mõned veel vetsukeemiad ja siuke pudi-padi gaasipaloon on siis siin. Käe ajad siit sisse, siis keerad, noh, ütleme siis nagu pudelit lahti, käib siis kraan lahti, siis siin seieri peal viskab kohe surve taha näha. Ja siis on gaas nagu põhimõtteliselt lahti terve laagi seal. Nii, külle peal siis uksepoolne panipaiga kast. Kõik siis käivad peauks ja siis kõik need väiksed uksed ja need kõik käivad siis ühe võtmega, et siis vaadata, et puru ei keera midagi, siis ei saa ühtegi asja enam lahti. Nii, siin on siis 50-meetrine voolukaabel, see on siis nende külge jalgade ajaks ja need siis põhimõtteliselt, kui asfaldi pinna peal, siis ei ole neid vaja alla panna, et kui on tava maapind, siis kindlasti alla panna, muidu vajub nagu läbi. Ja siis ees külgede peal on siin need jala keeramiskohad ja need siis käivad samamoodi, et kella suunas käib alla ja päripäeva siis vastu kella käib üles samamoodi, et ei ole üles tõstad jalad lõpus, kui kunagi liikuma hakkad, siis noh, lihtsalt nagu õrnalt niimoodi tunda, et ta juba nagu võttis üles lukku ära ennast. Ja siis selle tagumised jalad on siis siin täitsa all. Siin peab siis vähekese vaatama, et samamoodi kella suunas keerad, siis tulevad allapoole niimoodi. Üles siis samamoodi vastu kell. Niimoodi. Ongi kõik, noh, ring on siis põhimõtteliselt niimoodi, tagumised on hästi all. Küljepealsed on siis nagu sukse kerge koha peal. Et need tuleb keerata siis niimoodi, et kui haagis nagu paigas on juba, et liigutamist midagi ei ole, siis tuleks, sees on nagu lood. Tuleb panna lood selle peaukse juurde. Siis on näha, et millist nagu poolt tahab ennem tõsta ja millist siis pärast järgi ja et nagu pingele, et siis haagis suvil enam niimoodi ei kõigu nagu laev mere peal. Et siis ta on nagu koha peal korralikult paigas ja siis ei ole toda hirmu, et kõikuma hakkab või midagi jääb külje peale. Nii, see kinni. No siin on mingi gaasivõtmis. Siin on vool tegelikult. Siin on see inglise pistik, et siit saad nagu võtta ka, mul on seal sees, peaks olema see inglise pikendus, et saad laua peale võtta, siis kui juhul vooluvõrgu saad, siit tuleb 220, et saad voolu välja vedada. Nii, see on vetsu osa siis.
no siit käib siis selle vedeliku peale kallamine, mis potile siis tuleb, mis peale nagu tõmbad selle vee siis, ütleme, sellele asjale. aga see on siis, all on siis see kogumispott, kuhu kõik see jant läheb. et kui pott seal kinni on, siis ongi see, et kui tühjendada on vaja, siis näppudega siia alla tõstad üles, tuleb see kassett siit välja ilusti ja tühjendad, siis tõmbad selle välja, kork lahti, kallad tühjaks, loputad ära, uus keemia sinine sisse, 2 liitrit läheb siia siis sisse uuesti. See tagasi siia ja lükkad klõpsu teeb ära, on jälle stardivalmis. nii käib siis see vetsu tühjendamine siit väljast. Nii, siis on veel üks asi veel. no need on siin külmkapi ribid. see on siis gaasi pealt kütmis see koht, kus siis see põleti nagu tagasi toimetab ja siis juhul, kui ta ilusti töötab, siis tuleb siit nagu sooja õhku, et saab niimoodi veel kontrollida, et kas ta nagu töötab või ei tööta. siin on nüüd see, kus see kõik vesi nüüd siia sisse tuleb boilerisse ja siis veevõtu koht, nagu ütleme, siis kraanidesse, duši alla ja siis vannituppa kraani tuleb. sees on siis seal see kraanikausis on üks pump sinist värvi. see on näha. Pistikupoolne on siinpool, siis see voolik siia niimoodi klõps kinni ülevalt, siis klambriga nagu kinni, et ta survega otsast ära ei löö, siis see voolik tulebki, tünn on nagu ka sees seal haagise seest, seal 40 liitrit, siis ongi, et paned vee sisse, tünn siia vastu, ühendad pumba ära, pump siia tünni ja haagises siis sealt, kus too voolupaneel on, siis sealt lüüdad pumba sisse, lased vähekese õhku välja ja ongi siis põhimõtteliselt vesi kõik olemas haagises. ja siis siuksed kaaned siis ilusti klõpsuga kinni, et lahti jääd, siin on juba jäetud lahti, et see on viga saanud, et ei võtab tuule alla, et lõhub kaane ära. siis on siin see aku panga koht, või kus aku nagu sees on. siin on klemmid peal, seal tuleb siis põhimõtteliselt kohe vool sinna, paneelid on, praegust on nagu vool välja lüütud seest, et sealt kui sisse jõuame, siis saab näidata, kuidas seal käib see vooluvärk. ja juhul, kui on elektrivõimalus, siis selline kaabel siis on siin külje peal. selle siis saad niimoodi, et tõstad väheke ülespoole, juhtme paned siia augu sisse, et saad panna luugi kinni, muidu ta jääb siia jalgu vippuma. ja siis pikendusega, mis seal teisel pool oli, või enda pikendus, mida iganes, vooluvõrku ja pikenduse koht siia alla peitu, et vihma sisse ei saa. ja ongi põhimõtteliselt kohe vool sees ja siis, kui elekter on taga, siis ta kohe automaatselt laeb ka seda suurt akut siin. automaatselt. kui aku pealt kasutust ei ole, laadib ta aku täis ja kui vooluvõrgust lahti ühendate kui mujale, siis on aku täis ja põhimõtteliselt kõik siis käib selle 12 voldi peal. niimoodi siia tagasi kinni. ja siis väljast ongi kõik nagu peale. siin